ma olen väike, olen alles väike ja päris koolis veel ei käi. Ja minu väike karupeake on karutarkust täis. Ja minu mõmmibeebi on minu sarnane, nii armas väike karu, nii pehme, karvane. Mul on ka aabits, see on karuaabits ja selles aabitsas on A. Ja kui ma õpin tähed selgeks, siis veelgi targemaks ma saan. Ka ema ütleb mulle, sa oled virk ja kraps, nii armas väike mõmmi, üks toore karulaps. Tere, ema! Tere, mammi! Oi, kas kõik need lilled on minule? Ossa mu väike karupoiss, et sa ikka oma emani meeles pead. Ei, ema, need lilled ei ole sulle. Ma lähen pärast toon sulle suure sületäie lilli, nii et sa saad igasse vahasi kohe panna. Aga kellele siis need lilled on? Isale või jah? Mis see? Ära tee nalja. Need lilled on karu Katile ja karu Matile ja Jänku Jutale. Nemad saavad täna tunnistused. Soo, mõtle, kui tore, mammi kallikene. See on nii kena, et sa oma sõpradest edasi lugu pead tulema. Annan sulle kohe ühe musimupsaka. Oi, aga miks sul siis kohe 6 kimpu on? 6 kimpu on sellepärast, et mõmmibeebi annab 3 kimpu ja mina annan 3 kimpu, sest mõmmibeebi kohe sai ka ju tähed selgeks, kui ta minuga koos õppis. Meie tahame neid selle eest tänada. No minge siis pealegi. Olgu siis pealegi. Ema! Mis? Unustasid midagi või? Ei, mulle tuli hoopis midagi meelde. Mis see? Ma võtan selle Ritva ka kaasa. Mis see? Pärast lillede üleandmist mõmmibeebi tahab natukene kala püüda. Sedasi või ainult mõmmibeebi tahab kala püüda, aga sina ei taha üldse mitte kala püüda. Mina... No minge siis pealegi. Aitäh. Head aega. Nägemiseni. Nägemiseni. 3, kokku 6. 2, 3 ja 2, kokku 19. Tere! Tere! Ma vaatasin, et sa eemalt oled nagu liikuv lille põõsas kohe. Mina ei ole mingi liikuv lille põõsas. Ma lähen Jänku Jutale, karu Katile ja Matile vastu. Nemad saavad täna tunnistused ja viin neile lilli. Aga ei tea siis, miks mulle lilli ei toodud. Kas sa arvad, et mina ei saanudki täna tunnistust või? No jah. Rein, ma pean sulle ütlema, et sina oled mulle sõber küll, aga mina ei saa ju sulle lilli kinkida, sest sina ei õpeta mulle tähti. Sa ütled alati, õpi ise. Kuidas ma saan siis sulle tähtede õpetamise eest lilli kinkida? Kas ma olen sulle öelnud, et kingi mulle lilli? Ma ei ole sulle öelnud kunagi, et kingi mulle lilli, aga kas sa sinna nende lilledega lähedki nüüd neid õnnitlema? Jaa, sinna ma lähengi, sest ma tahan neid üllatada ja kingin õpetamise eest lilli ja nemad rõõmustavad. No kes siis lillede eest rõõmustab? Ainult lillede eest. Tule siia. Ema alati rõõmustab lillede eest. Ega Jänku Juta siis ema ei ole. Oleks ikka kena küll, kui sa ühe ka vägeva biokõne maha peaksid. Biokõne? Jaa. Mina ei oska biokõnet pidada. Mis see biokõne siis pidada on? Lähed sinna, ütled näiteks Jänku Juta, lubasin õnnitleda, sul on nii ilusad hambad, peaasi, et see tekst lennukalt lendaks, mis sa räägid.
aga mul ei ole praegu mitte ühte teksti, mis lennukalt lendaks. Mõmmi, kui sa oled hädas, siis ütle Rein aita ja kus Rein aitab, seal on hästi aidatud, eks? Kuule, Rein, kas sa ei aitaks? Peokõne puhul? Ja. Hea, näe, Janku Juta tuleb. Tere! Tere! Mammi, kui palju lilli sul on? Jah. Kas need kõik on mulle? Kui ilusad lilled. Kui sa nappisid neid lillisid, kui võtsid, siis mõtlesid, see on Janku Jutale ja see on Janku Jutale. Tahad, ma näitan sulle oma tunnistust. Näita, jah. Vaata. Siin on kõik 5. Kõik 5, jah. Jah. Nii igav tunnistus. Kõik 5. Tule vaata, kus minul on tunnistus. Vaata. 3 on kokku 9. 3 ja 2 on kokku 17. Arvuta, kas sa tahad? Mammi, ära vaata seda. See on 3 prügitunnistus, vaata. Ja. Õpetaja ütles, et Rein peab aina õppima ja õppima, siis ta saab võib-olla targaks. Millal tema seda ütles? Ta ütles mulle hoopis niimoodi. Rein, sina õpid küll natuke vahest. Halvavõitu, aga sul on väga hea pea ja sul on nii hea pea, et kui teistel on mingisugune pidulik sündmus, siis sa võid kohe kõne maha pidada. Ja mõmmi ütles mulle, et palun, kas sa ei saaks kõnet pidada, kui väga palutakse. Mammi, kas sa tõesti ütlesid, et Rein peaks mulle kõne? Jah, sedaviisi kukkus välja küll, et ta minu eest peaks kõne pidama. Mammi, sul on täna nii palju huvitavaid mõtteid. Istu. Lugupeetud metsaelanikud. Lugupeetud Janku Juta. Mõmmi ja palus, me ütleme, et me õnnitleme teid järjekordse tunnistuse puhul, mis on väga hästi välja tulnud. Aitäh! Lubage teile ütelda, et te olete üks, nagu mõmmi arvab, tore plika. Mina küll nii ei arva. Aga alati, kui me sind näeme, siis meil tuleb uhkus peale, et me võime sind isegi katsuda, aga nagu meie tahame sinu juurde tulla, sa lähed vupsti alati sinna, sa peidad ennast ära urgu ja see urg on mõmmi süda ja seal südames on veel meile ka kohta, nii et lähme kõik sinna urgu. Ja nüüd lubage teile üle anda 2 lillekimpu, ülejäänud 4 jäävad Katile. Miks Katile rohkem? Ära sega, Rein, ülejäänud 2 tükki on Matile ja 2 Katile. Nii ma tahtsingi öelda, sa ise segasid vahele, ma tahtsin öelda Matile ja Katile. Palun, rebase Rein, 1 lillekimp on minu poolt. Aitäh. Vaata, Rein, ja teine kimp on mõmmi beebi poolt. Suur aitäh sulle, et sa meile tähti ilusasti õpetasid. Palun. Ja minu poolt soojad sõnad. Aitäh. Oi, mul on kiire. Ma lähen emale nüüd tunnistust näitama. Head aega. Rein. Kas sa nägid? Kuule, ära sa Katile ja Matile küll hakka kõnet pidama. Miks? Noh, mina ei taha, ma annan lilled niisama kätte. Hea küll, aga sa panid tähele, kuidas Jutale need lilled meeldisid. No mina ei saa aru, mis nendele plikadele nendest lillede juures nii meeldivad. Tead mis? Vast õied. Võib-olla küll. Tead, ma teen nüüd niimoodi, et kui Kati tuleb, ma annan enda poolt ka väikesed lilled. Minu lilli sa küll ei saa. Ma pole tahtki sinu lilli, ma otsin ise. Enne kui sa jõuad 12-ni lugeda, on mul lilled leitud. Noh, hea küll. Need on ju võililled. Mis võililled? Muidugi lilled, võililled. Võililled, aga lilled. No, võililled on lilled küll, aga... Tead, ma ütlen sulle, lill on lill. Peaasi, et ta... Tere! Tere! Mis teie siis siin kah teete? Meie vaidlesime, kas võilill on lill.
Jaa, või lillolli. Küll. Kas teie saite ka tunnistused? Jaa. Kuidas teil ka tunnistused on? Kõik on 5. Jah, Tule, me näitame sulle. näe. oi, kas on Tähtede lugemine. 5. Numbrite tundmine. 5. Liitmine ja lahutamine. 5. Laulmine. 5. 5. Võimlemine. 5. 5. Joonistamine. 5. Käitumine eeskujulik. Väga eeskujulik. Nüüd ma tahaksin teile need ja lubage selle sündmuse puhul teid nii-öelda õnnitleda. Kas sa kohe kummardad maani? Me sa naerad teiste õnnetuse üle, parem koristama toigas siit jalust ära. See pole mingi toigas. Mis see on siis? Küll sa pärast kuuled, ma tahan nüüd teile lilletüle anda. Palun. Aitäh, rebase Rein. Mõmmikene, kas tõesti need ilusad lilled on kõik mulle? See lillekink on minu poolt, palun, Kati, ja see on mõmmibeebi poolt. Oi, aitäh. See, Mati, on sinule minu poolt ja see on mõmmibeebi poolt. Aitäh, mõmmibeebi. Aitäh teile, et te meile mõmmibeebiga tähed selgeks õpetasite. Aga see toigas, nüüd ma lähen sellega kalale. Sest ma... Kalale. Jah, kalale, jah. Kati, lähme ka kalale. Oi ei, meie ei saa, meie peame koju minema. Aga pealegi meil ei ole ju üldse õnge kaasas. Aga minul on. Püüame korda mööda. Algul mina, siis Mati, siis Kati, sina. Ei, meie ikka ei saa, meie peame koju minema. No Kati, no mis sa nüüd räägid, püüame ja korda mööda. Ja ema ja isa on veel metsatööl niikuinii ja kuidas me saame ära minna, kui me Mammi kinkis meile ilusti lilled ja kuidas me ta nüüd üksinda No jätame? hea küll. Kuidas? Lähme, aga ainult väga natukeseks. Jaa. Läheme. Head aega, Rein. Läheme. Head aega, Rein. Head Kiisa õnne. Ma ei julge koju täna minna. Mis sa olnud, sul ju kahtesid ei olnud. No jaa, aga isa annab ikkagi meile mõlemile peksa ühtemoodi. Ei tea, mis te ulute seal. Mul hakkavad varsti kõrvad mineraalvett jooksma. Rein, aita meid Me parem. ei julge niisuguste tunnistustega koju minna, me saame naha peale. Mis teil seal viga siis on? Kõik kahed, no. Aitame. Poisid, tule siia. Kui seda asja natukene kaaluda, siis võib-olla mul tuleb üks hea mõte pähe. Mis mõte? Mismoodi? Kas te usute, et mina olen oma silmaga näinud tunnistust, kus olid kõik 5? Kas te kujutate ette? Niisugust tunnistust ei ole elu ilmas olemas. Ma ise nägin. Ei, just. Ja kui te väga tahate, poisid, mina võin teile sellise tunnistuse muretseda. Jaa. Nii, kõigepealt. Nüüd on mõmmibeebi kord püüda. Jah. Aga mõmmibeebi on nii pisike. Aitame tal kõik ritva hoida. Aitame hoida. Aitame ja. Hoiame kohe kõvasti. Kord läks vee alla. Näkib. Tõmba. Korraks ja korraga. Ei tulnud. Viskame veel. Juba näkib. Näe, jälle läks vee alla. Oot. Mõmmibeebi püüdis kala kinni. Päris pirakas. Kala püüdis kinni. Mõmmi, kas sa tead, mis tähega hakkab sõna kala? Kala. Jaa. Kala, mis tähega algab kala? Mis sa nüüd räägid oma tähtedest, püüame kala ilusti. Oot. Kala algab K-tähega. Õige, mõmmi. Ja karu algab kõht-tähega. Ja ütle, kes algab veel kõht-tähega? K-tähega. No ütle. Kopotti algab küll, aga kes veel? Ja Karukati. Karukati.
õige mina. Aga no mis sa siin sellepärast nii väga tähtis oled? Õpeta nüüd mõmmile see täht selgeks ja püüame siis kala edasi. Mõmmi, tähelepanu. Vaat see on kõht-täht. kas see on siis kõh? Jah, see on kõh. Ah, see on k. Ah, see on k. Ah, see on siis k. On kalas k. Ja karus on k. Tähti kohtad sa igal pool. Ja k-ka algab kodu ja kool. Seal ongi see tunnistus. See tuleb sealt ära patsata. Aga kuidas me selle ära patsame? Mismoodi? Nad ju näevad. Ei ole midagi. Teie olge siin. Ja mina lähen sinna udujuttu ajama. Ja kui ma olen parajasti udujuttu ajamise peal, siis teie näpsake ehk patsakese tunnistuse. Ja... Tere! Tere! Tere, Rebaserein. Kuule, kuidas kiisad näkkavad? Tead, mõmmibeebi püüdis ühe juba kinni. Näita millise. Näe siin. Nii väikese. Mis Kuidas väikse? väikese? Tahate, ma jutustan teile, kuidas mina viimati kalal käisin. Jutusta, Rein. See oli selline lugu. Oi latikas, oi lutsupoeg, kus oli alles kala, kes õnge otsa hakkas mul kord toidu ajal sala. Temal oli pikkust sülda viis ja laiust nii, et aitas ja oma sabaga ta küll vist lepalatvu paitas. Mina tõmbasin ta välja veest, kuid juhtus vaat mis häda. Ei pannud seda tähele, et õngenöör on mäda. Tema kukkus vette tagasi nii päris perve äärde ja kargas vihast kaldale ja lõi minul hambad säärde. Ei aidanud sel elukal ta hirmus kalaviha. Ta surnuks lõin ja 7 kuud sõin tema rasvast liha. Oi, kui tore laul oli see. See oli tore laul küll. Aga nii suurt kala küll ei ole. Ei ole muidugi. Mis see on? Kuidas ei ole? Selline kala on olemas ja selle kala nimi on... Kas sa tead, mis selle kala nimi on? Ei tea. Sina tead? Ei. Selle kala... Noh. Valaskala! Valaskalas ja nii suur kala nagu Munamägi. Ja kui see õnge otsa tuleb, siis kohe ehmatad. Rein, püüa üks valaskala kinni. Sinu kord ongi püüda. Püüa valaskala kinni. Oi, tead, mis mul meelde tuli? Kui valaskala siia otsa tuleb, siis on teil õngeritt kohe katki. Ja peale selle ma pidin juba 3 tundi tagasi kodus olema. Head aega! Reinul hakkas küll äkki kahtlaselt väga kiire. Võib-olla mõtleb jälle mõnda koerustükki välja. Las ta mõtleb, mis see meie asi on. Mati, meie peame nüüd küll koju minema. Meid juba ammu oodatakse. Ma õnnitsen natukene veel. Meie tunnistused on kadunud. Jah, minu oma ka ei ole. Viimati viis Rebaserein ära. Tal ei olnud mitte midagi käes, kui ta ära läks. Ei olnud. Mis me nüüd emale ütleme? Aga võib-olla tuli hästi suur tuulehoog ja puhus tunnistused ära põõsastesse kusagile. Seda võib ju. Võtke palun oma tunnistused, neist ei olnud mingit abi. Võta palun, isa ja ema said kohe aru, et seal on teie nimed peal. Ja me saime veel valusamini vitsa. Vaata, Mati, ongi meie tunnistused. Kuidas nad teie kätte sattusid? Rebaserein! No kui ma ta ükskord kätte
saan, siis... Seda ma kohe arvasin, et Rebase Rein. Aga teate, kui mina ükskord kooli lähen mõmmi beebiga, siis mina õpin ka ainult 5. Jaa, mammi. Ainult sul tuleb veel natuke oodata. See päev ei ole enam mägede taga. On ümmargune, ka on kandiline, ei jää pähe. I on tippuline, on täppiline, meelest läheb. Oh kooliaeg, millal sina tuled? Mul on valmis juba pliiatsid ja suled. Oh kooliaeg, millal sina tuled? Mul on valmis juba pliiatsid ja suled. Kes käib susinaga jotil saba taga, küll on tähed. N on ühtepidi, U on tagurpidi, meelest läheb. Oh kooliaeg, millal sina tuled? Mul on valmis juba pliiatsid ja suled. Oh kooliaeg, millal sina tuled? Mul on valmis juba pliiatsid ja suled. Selged mul on tähed, sellest üksi vähe, tarvis sõnu. Kui kord kooli lähen, siis kõik korda läheb, küll on mõnu. Oh kooliaeg, millal sina tuled? Mul on valmis juba pliiatsid ja suled. Oh kooliaeg, millal sina tuled? Mul on valmis juba pliiatsid ja suled.